Nii. Tere, mina olen Robin. Ja mina olen Romi. Ja kaameraga tervitavad teid Maarja, Meribel, Kirke, Markus ja Jane. Ja... Lähme kultuurilainele. No nii, tere tulemast etenduskunstide episoodi. Meiega täna siin Miia ja Sandra. Tere. Tere. Tervist. Ja teeme sooja kõigepealt. Kui tuleksite Mari, siis mis Marid oleksite? Sest minul öeldi, et ma isiklikult arvan, et ma oleks ikka mustikas, aga noh, aga mul sul on täna küll siuksed riided, et sa võiksid mustikas olla küll. Aga mul öeldi, et ma olen pohl, nii et... Mulle tuli esimesena pähe must sõstar. Sest et kui ma olen Hiiumaalt pärit, siis meil on aias neid hästi palju, siis see meenutab mulle alati lapsepõlve ja kodu. Ma mõtlesin metsmaasika peale. Otsest põhjendust ei olegi. Lihtsalt tuli pähe. Mõtlesin, et oleks tore. Väga armas. Okei, lähme siis teemasse. Ja mis te õpite? Alustame sellest. Yeah. Rahvas tahab teada, mis te õpite? Rahvas tahab teada. Sa võid alustada siis. Okei. Ma õpin teisel kursusel siis etenduskunstide osakonnas, visuaaltehnoloogia nii-öelda siis erialal valdkonnas, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, tehniliseks produtsendiks. Ja mina õpin siis Miiaga koos teisel aastal etenduskunste visuaaltehnoloogia valdkonnas, aga minu spetsialiteet siis või nagu minu suunitlus on siis dekoraator butafor, mitte tehniline produtsent. Ja tegelikult siis on meil seal valdkonnas on siis 2 eriala veel, ehk siis valguskujundajad ja videokujundajad. Kes on meil siis? Juhuslikult kaamera taga, jah? Aga kui te oma sõnadega peaksite siis selgitama, et mis see eriala on ja mis te teete, siis kuidas te selgitaksite? Tahad, ma ütlen ausalt, ma vihkan seda küsimust, sest et kui ma kooli tulin õppima, ma ütlesin kõigile, et ma lähen tehniliseks produtsendiks õppima, siis kõik olid iga kord mingi, mis asja sa tegema hakkad, nagu mis asi sa oled üldse, siis ma olen mingi ühesõnaga nüüd ma olen õppinud lihtsalt seda seletama. Põhimõtteliselt ma õpin lavataguse meeskonna juhiks. Ehk siis lavastusala juht, etenduse juht, ma võin olla lavastaja assistent, ma võin olla turunduses, korralduses, ükskõik. Ühesõnaga selle poole pealt siis. Minul on nagu natuke spetsiifilisem, aga samas ikkagi selline hästi lai, et ma saan ise valida, kuhu suunas ma lähen. Et butafor on siis inimene, kes kuidagi teostab kunstniku visiooni ja siis loob nii-öelda oma loobki maailma siis kas lavale või filmi või muuseumisse inimesed, kes makette ja igasuguseid asju teevad, et need on ka butaforid. Ja mingil määral te õpite ka kunstnikuks. Jah, et maalimine ja joonistamine ja kõik sellised värgid. Ja mõlema erialad siis käivad ka nii-öelda siis selle filmi poole pealt ka samamoodi. Aga me spetsialiseerume lihtsalt teatri erialal. Väga lahe. Ma küsin kohe vahel, et kas siis seda tehnilise produtsendi eriala on kuidagi valesti ka mõistetud või on midagi väga puusse pandud? Kelle poolt? Et ma nüüd lähen õppima ja siis on öeldud, et sa oled see vend, kes teeb seda või on nagu lihtsalt teadmatus. Ja, ei, selles mõttes ongi, arvatakse, et tehniline produtsent, et ma ei tea, mul on arvatud nagu, et ma lähen valgustajaks õppima. Siis ma mingi, et valgustaja on nagu täiesti eraldi seisav nagu inimene. Ja kui inimesed kuulevad sõna dekoraator, siis nad kuidagi mõtlevad alati nagu sisearhitektuuri peale, mis tegelikult ei ole üldse see. Et siis mul tuuritakse hästi tihti, et siis sisekujundust ja mitte päris. Mitte päris. Aga peaaegu. Aga nüüd, kui te kerite siis 2 aastat tagasi, et milline oli teie siis sisseastumine? Kuidas teie katsed välja nägid? Milline see protsess oli? Meie katsed nägid välja sellised, et meil kästsid katsed 2 päeva. Esimene päev oli veebis. Ja siis me kirjutasime seal esseed ja siis me tegime sellist asja, ma nüüd vaatan reaalselt ekstra kaamerasse. Me joonistasime harilikuga. Realistlikult vetsupaberirulli, millel oli konkreetselt peal mustrid ja see pidi olema rahti rullitud, muidu nagu ei olnud sisseastumistöö. Ehk siis nüüd õppejõud, mõelge midagi muud välja, sest me rääkisime saladuse välja. Ja siis seda me tegime kodus siis ja saatsime pildi neile oma vetsupaberirullist. Just. Ja siis teine päev me tulime Viljandisse koha peale, kus meil olid siis erialakatsed.
Produtsentidel oli siis niimoodi, et meile anti ülesanne kirjutada pressiteade ja siis me pidime nii-öelda ühe siis välissuvelavastuse põhjal seda analüüsima ja selle põhjal kirjutama tehnilise produtsendi ülesanded alates siis etenduse nagu idee hetkest kuni siis esietenduseni. Ja meie pidime tegema, mille läksime maaliklassi. Keset tuba laua peal oli üks kuju öökullist või siuksest kakust ja siis meil anti käntsakas plastiliini ja öeldi, tehke oma parimat. Ja siis me tegime seal kõik oma parimat. Alguses oli veits hirmus, sest ikkagi sisseastumised ja veits siuke, mitte rivaalitsemine, aga kõik teised ju kandideerivad ka samale kohale. Aga siis tegelikult oli hästi tore, siis me lõpuks ikkagi jutustasime ja väga vahva oli. Vestlus oli ka. Vestlus oli viimane, mis meil oli ja see oli siis, ma ei tea, kuidas teil oli, aga meil oli kõigil eraldi. Ja meil oli ka eraldi. Siis võeti ette meie esseed. Meil võeti need vetsupaberirullid ette, vaadati, oldi nii. Plastiliini kantsakad võeti ette. Ja ma mäletan nii hästi, kuidas Kersti Rattus ütles mu vetsupaberirullid, et mulle väga meeldib see muster, aga et paber oleks võinud olla natukene rohkem kortsus. Ja siis ma mõtlesin, et nojah. Okay. Minul vist isegi joonistuse kohta midagi ei öeldud. No kuule, sa õpid Butaforiks ka, eks ole. Et jah, ei, mul pigem kuidagi tsiteeriti mu esseed ja siis küsiti täpsemalt, et kirjutan väga romantiliselt, et mis ma selle all siis täpsemalt mõtlen. Mul ka, ma ei mäleta, kes ütles, aga keegi ütles mulle, et sa kirjutad nii siukseid lohisevad Tammsaare lauseid, siis ma mõtlesin nagu, et no ma ei teagi, kas see on nüüd siis hea või halb, noh. See oli see kunstiline taotlus. Jah, võib-olla see oli lihtsalt taotluslik, et ma saaks kooli nagu. Jah. Siin me oleme nii, et. Jah, siin me oleme nii, et läks hästi. Okei, tundub, et esimese paari küsimusega on väga värvikale teele jõudnud. Aga milline teie üldse koolinädal või koolipäev välja näeb siis? Praegu või? No. Praegu on nagu õudne. Ma nagu, kui me kooli tulime, siis ma ei uskunud seda, kui öelda, et etenduskunstide graafika on nagu täiesti õuduskuubis. On see päriselt on tegelikult. Et kui me räägime nagu, mis meil koolis on EAP-d ja tegelikult see maht, mida me peame nagu läbima ja sinna juurde siis kõik need projektid, mida me teeme tudengitega, mida me teeme koolist väljas, et eks ta on suht siuke karm, aga sellel erialal ma ütleks, et ega tegelikult muidu kaugele ei jõua ka, kui tegelikult kooli ajal praegu ei tegutse. Jah, eks ta on intensiivne, aga samas otseselt sa ei tee midagi üksi, et sa ikkagi veedad nii palju aega teistega koos, et see on nagu lõbus, et mingi hetk sa saad aru, et su kooli inimesed, nad ju ongi sul nagu sõbrad ja su pere ja siis te veedategi nagu koos aega ja sa isegi ei pane tähele otseselt, et te teete tööd. Seda küll. Mingil hetkel jah, see töö tegemine nagu jääb sinna tahaplaanile ja siis tulevad mingid tõesti õudsed naljad, mida me hakkame jälle tegema ja siis nüüd 2 tundi läheb mööda, me pole mitte midagi teinud, aga meil on vaja homseks eksamitöö valmis. See on täiesti normaalne, noh. Jah. Kui te mõtlete mingi kooliruumi peale, siis mis teie see esimene kooliruum, mille peale te mõtlete, mis see on ja kas seal on mingi kindel eremälestus? Mõni loll nali. Yeah. Noh, siis me võime selle kalaloo ka kohe. No räägime kalaloo ära. Meil tegelikult oli koos üks ruum ja minul tuli eraldi siis ka veel Black Box, aga vana Black Box. Ja selle sama nagu mälestusena on see 1. september, kui me esimene kursus olime ja kui meid toodi terve etenduskunstide osakond sinna vanasse Black Boxi. 1. septembril seal olid need välja käivad pingid, nagu, mis sa pidid ise tõmbama, need olid puidust, et krigi ja siis see oli nagu kõige õudsem asi. Siis me seisime siin väljas, on ju, öeldakse, võtke jalanõud jalast ära. Ma mõtlesin, mine pekki, kas nüüd hakkabki juba ristimine pihta või? Siis me veeti sinna sisse ja siis tegelikult traditsioon on see, et kõik kursused kutsutakse siis nii-öelda ette ja kõik tutvustavad ennast ja esimene kursus on siis viimane ja siis ma mäletan, kuidas ma hakkasid käed värisema, sest kõik need etenduskunstide kursused hakkasid niimoodi karjuma nagu jaa! See oli üliäge. Aga meil põhiline ruum, mis meil mõlemal seostus, oli Butaforide töökoda, mis on põhimõtteliselt siis nagu visuaalide ehk lavataguste siis siuke häng. Jah, siuke teine kodu. See on Vilmamajas, mitte Peamajas. Meil on seal loengud ja tunnid, aga samas on diivanid ja kööginurgake ja et kõik veedame seal vaba aega.
aga see tore lugu, mis meil seostub sellega, mis on siuke naljakas, oli siis esimene kursus. Me olime pool aastat koolis õppinud ja siis meil oli selline aine. Ongi nagu butafooria. Butafooria alused vist oli jah. Ühesõnaga selle teemaks oli siis toit, kuidas me siis erinevatest materjalidest loome mingid nagu butafoorsed toidud. Ja mina tehnilise produtsendina oma Hiiumaa juurtega on ju üliuhke sellele kogu aeg räägin kõigile, et ma olen Hiiumaalt. Ma päriselt olen ka, ma ei valeta nagu. Siis ma otsustasin, et ma teen suitsutatud räimed. Ja siis see nägi välja niimoodi, et me olime Sandraga nagu pillinaabrid seal laua otsas. Ma läksin, ostsin sealt turult ühe toore ilusa räime. Sul oli kilekoti täis ikka neid? Paar tükki oli seal? Kaks tükki oli, aga üks oli liiga väike, siis me võtsime suurema. Ja siis see nägi välja niimoodi, et selle toore verise kala me toppisime silikoni nõeltega. Ja me võtsime sellest vormi ja me võtsime nõeltega, panime selle kinni. Ja siis mitte keegi ei taha tulla õppima. Ja siis me tegime sellest vormi ja nii mulle sündisid siis 10 räime, mis nüüd, ma isegi ei tea, mis teatris nad on näitusel, aga esimesena nad sõitsid enda teatrisse näitusele. Wow. Et me olime just kooli tulnud ja ega me 11 ka liiga hästi ei teadnud. Ja siis see oli bonding experience lihtsalt. Et noh, pidin ma siis sattuma su kõrvale umbes, on ju. Ja Sandra tegi samal ajal sülte. Jaa. Tegigi konkreetselt sülte. Ja nendega on, aga nii tore oli ja nendega on siuke naljakas lugu, et nad olid ükskord ühel sündmusel laua peal ja siis keegi võttis päriselt ampsu sealt. Mina sain sellest alles hiljem teada. Millega sa tegid selle? Ma ei mäleta, see oli mingi küünla, mingi siuke keeles küünal. See nagu süldi tarretuv osa oli küünlavaha ja siis seal sees olid need lihatükid olid puidust ja porgandid olid savist ja noh, siis eks ma maalisin. Ja siis sul olid mingid tükid olid seal, ma mäletan, nööris, see takunöör vaata, tõmbas laiali ja siis värvis ära ja see nägi ülirealistlik välja. Nii et ma ei imesta, et keegi hambad külge tõmbas nagu. Aga jah, töökoda on meil vist siuke kõige eredamate mälestustega ruum. Ma saan aru, et esimene kursus kõigepealt räim, siis sült. Jah, no ei saa paremaks minna. Neid iga kord, kui me seal oleme, siis ikka tuleb mingi uus nali, kui mitte mitu nagu. Jah, ei no üldiselt tuleb ikka mitu. Jah. See on väga tore kuulda, väga armas. Jah, aga kui me sellise positiivse noodiga peale jõudnud, siis mis on teie eriala üldse nagu parim osa? Et see tõmbab teil silmad särama? Parim osa või? Ma ütleksin inimesed. Et sa oled ikkagi inimestega, kellega sul on sarnased huvid, teil on sellised teemad, mille üle te bondite, te saate nagu koos aega veeta, aga samas te olete nagu produktiivsed, teete kõik enda asju, muusika käib taustal, jutustate, naljatate, et ilma nagu inimesteta oleks päris kurb. Ma olen nõus ja üks asi, mis meie eriala puhul on veel ülioluline pluss, on see, et me oleme ainukene kursus või eriala, kes siis käivad iga semester praktikatel. Ehk siis me käime kas teatris, filmis, ühesõnaga meid viiakse 2 nädalaks kuhugi praktikale ja me teeme reaalselt oma ala spetsialistide käe all tööd. Et see on nagu minu meelest see on ülioluline nagu punkt, millest me saame nii palju nagu kaasa võtta, sest sealt tekivad need päriselt need tutvused ja tänu sellele lõpuks ka väga suur osa meist saab tööle. Ja sa õpid nii palju, sest et sa saad igast selliseid näpunäiteid, mille peale sa ise ei tuleks. Ja tegelikult need erialad on nii siuksed, mida tegelikult ei ole võimalik ühtemoodi ainult õpetada. Igaühel on oma stiil, kuidas nad oma tööd teevad, mis nende asjad on, et kõigi pealt on nagu ülihuvitav alati õppida. Väga kui nüüd võtaksite rolli, et te olete siis ise õppejõud, et mis aine te siis teeksite enda erialale juurde? Et midagi, mida te tunnete, et on kriitiliselt vaja? Jah, ei saa hakata õpetama ka, et mis see aine siis oleks. Kusjuures mul tuli just pähe, et ma tehnilistele produtsentidele hoopis soovitaksin mingit pingetaluvuskursusi. Kuidas saada kriisiperioodil hakkama? Jah, midagi sellist tuleks teile kasuks küll. Ma tuleks vist küll, jah. Muidu oled seal niimoodi 2 nädalat enne etendust, oled nagu täielik, lihtsalt mingi hulluse pundar, mõtled nii, kas mul on kõik asjad tehtud. Ma ei tea, produtsentidega on nagu siuke tore asi, et eks ta on nagu üldse siuke väga uus ja teistmoodi nagu eriala,
ja eks seal ongi nagu ka mingid asjad, mida kindlasti veel tuuakse juurde, et nüüd meil praegu on nagu hästi palju erialaaineid, aga ma tunnen, et võib-olla mingi siuke koht, millest ma tunnen puudust, ongi reaalselt need nagu töökohad, kuhu me saaks minna, et kui ma räägin näiteks etenduse juhist või lavastusala juhist, et siis ma päriselt tahakski tegelikult, et meil oleks siuke tund, kus me õpime, mida see inimene teeb, mis see vastutus endast tegelikult kujutab nagu onju, et kuidagi siuke, et veits saada nagu reaalsemalt aru, millest ma tegelikult ennast nagu mässin sisse onju. Vot. Ma arvan, et kuna Butafori amet on väga selline, et sa ikkagi elustad kellegi teise visiooni, et siis kuna sa omandad siin kõik need oskused, et seda visiooni ellu viia, siis oleks väga lahe, kui oleks rohkem rõhku ka sellele, et kuidas ise seda visiooni või nagu maailma luua. Et see kuidagi, et see on natuke tagaplaanil, mis on ka okei, aga et ma ilmselt tahaksin veits rohkem sellist oma loomingu juhendamist või sellist, et kust leida oma sisemaailmast see, mida sa nagu teistega jagada tahad. Jah, sest sealt tekiks ka see eelis, et sa saad päriselt minna teatrisse kunstnikuks tööle, onju. Sest et kõik tehnilised oskused sa omandad nagu siin ära. Aga kas on mingi siuke vau-moment ka, et olete mõelnud, et kuidas me siia jõudsime, et selle siis praktika raames või kuskilt mujalt? Sa võid siis sellest nõudluse teemast rääkida? No me natukene siin Miiaga mõtlesime enne, et mis on siis meie need vau-hetked ja siis me jõudsime järeldusele, et kõige suurem siuke tunnustus või vau ongi see, kui sa saad aru, et sind on vaja. Ja et kuidagi, kuna kõik inimesed ju, kellega sa siin koolis õpid, on mingil määral või ongi tulevikus sinu nii-öelda töökaaslased ja nagu samal maastikul, et siis kui sa ikka ju kutsutakse kooliprojektidesse ja igale poole ja siis kui sa juba ühe asja oled hästi teinud, siis sind kutsutakse uuesti ja siis niimoodi sul nagu kasvab siuke see tutvuste võrk. Ja või see, et su järel on nagu nõudlus. Et see on minu meelest nagu see, et nagu et sa tunnedki ennast nagu tahetult, see ongi siuke vau. Et see on nagu üliäge, et kui sa saad aru päriselt, et nagu, et tegelikult inimesed tahavadki suga koostööd teha ja su panus on oluline. Üks asi, mis me veel mõtlesime, on see, et kui see kooli ajal tekib võimalus teha erialast tööd, siis see on ka nagu minu jaoks nagu vau hetk, sest et näiteks ma olen nüüd kooliteatri juhendaja tänu lihtsalt sellele, et ma õpin nagu etenduskunstide osakonnas onju. Või mingi, et ma teengi mingeid üle-eestilisi projekte või et ma lähen mingi suvelavastusse või ühesõnaga, et nagu siuksed asju. Et see, et meile antakse see vabadus minna ka koolist välja ja siis nagu lasta teha, mis sa nagu teed ja siis sa saad aru, et tegelikult sealt on nagu ülisuur see nagu tulem, mis sealt tuleb. Et see on nagu äge. Ma arvan, et siin tegelikult nende erialade puhul on nagu ülipalju neid hetki, kus sa oled nagu nii nice lihtsalt nagu, nii äge nagu. Et see seltskond, see, et sa töötad tegelikult koos oma eriala spetsialistidega. Minu jaoks on nagu, ma mõtlesin ka selle hästi pikalt, et tegelikult see mingis mõttes on au oma nagu kursusega koos õppida, sest et ma õpin reaalselt inimestega, kellest saavad oma alast tippspetsialistid. Et tegelikult see on minu meelest ülisuur väärtus. Ja just hiljuti meie vanem kursus tegi installatsioone Viljandis, siis ma käisin ka seal ringi ja vaatasin ja siis nagu iga siuke teine lause või mõte, mis mul pähe tuli, on nagu issand, kui lahe on tunda andekaid inimesi, et nagu, et nii lahe on, et ma tean inimesi, nad teevad nii lahedaid asju ja nemad tunnevad mind ka. Ja et see on nagu siuke vastastikune. Aga kui te nüüd mõtlete enda 2 aasta peale, mis te õppinud siin olete, et siis kas teil tuleb meelde mõni eriti värvikas õppejõud? Me mõtlesime jälle kohale. Võtame kogu aeg kohale. Meil tekkis kohe pähe meie armas kursuse juhendaja Eve Komissarov, kes on tegelikult siis igapäevaselt Ugala teatris tööl. Ja see, kuidas Eve tegelikult meid koos hoiab või see, kuidas ta pühendub meile, on nagu üliarmas. Et see tegelikult hoiab siin. Et kui me ka nüüd teda näeme, kui meil on nagu keeruline, meil tulebki väga keeruline kevad, lihtsalt selle mahu poolest, mida me peame täitma, siis
Eve see reaktsioon või see õlg, mida ta pakub, on lihtsalt nagu nii oluline. Et kuidagi see, et sind päriselt hoitaksegi ja me oleme päriselt nimed nimekirjas ja me oleme päriselt inimesed, mitte lihtsalt mingid numbrid, on ju. Ja, et sul on kelle poole pöörduda alati. Ja siis me mõtlesime sellisele väga ägedale õppejõule ja nüüd meie kooli direktorile Ott Karolinile. Ja. Sest et Ott on lihtsalt nagu, no mul tuli esimesena meelde see esimene kursus, esimene siis tund 21. sajandi etenduskunstide problemaatika ja uurimismeetodid. Ja võt, lähen sinna tundi ja siis hakkan mõtlema, et täitsa lõpp, päris õpingi sükest asja või. Nagu õpid reaalselt nii targalt inimeselt. Ja täna, kui me oleme selle aine viimases osas, siis Oti jaoks me olemegi, ta ütleb meile eesnimede pidi, kutsub meid. Me oleme tema jaoks kui võrdsed ja me olemegi päriselt tema jaoks kolleegid. Ja minul on lihtsalt sellega, et ma mäletan nii hästi, et see esimene tund oli ära ja me pidime kõik ennast tutvustama ja väga siuke sissejuhatav ja siis peale seda loengut ma olin nagu tõesti ära hirmunud. Nagu ma olin täiesti ära hirmutatud. Ma mõtlesin, et ma ei tee oma suud enam siin kunagi lahti. Nagu ma ei tea mitte midagi. Ta on nii tark ja tema teab. Ja see aukartus oli küll nagu mingi, et täiesti lõpp, ma ei tee suud lahti, sest ta on nii tark inimene. Et mul ei ole ju mitte midagi tarka öelda siin. Aga siis nüüd see kuidagi, et ma ise tunnen ka, et ma olen nii palju arenenud ja nüüd on täpselt see, et kui on võimalus nagu arvamust avaldada, kui on võimalus midagi öelda, siis ma istungi seal teises reas ja ma ju räägingi kaasa. Sandra istub esipingis ja lihtsalt räägib Karoliniga. Ja ei, mina arvan tegelikult, et see lavastus on väga oluline. Karolin küsib, aga miks? No sellepärast, et mina arvan nii ja siis ta räägib sealt edasi. Tegelikult see on teine rida, lihtsalt keegi minu ette ei julge istuda, vaata. No me jätame sulle selle võimaluse. Aitäh sulle. Ja see Ott Karolini 21. sajandi. No mina ei võtnud osa, võtsid see. See oli äge. Ei, see esimene loeng on kõige äge, nagu kõige huvitavam minu arust, sellepärast, et ma ei tea, kas teil oli, aga meil oli see, et ta hakkas nagu, ta küsis, et nimetage nagu üks lavastus, mis teile nagu läks väga korda vaata. Aga siis nagu, ma ei tea, kas teil oli ja meil ta hakkas nagu pinnima. Räiget hakkas pinnima teile, miks sa arvad, et see hea on vaata? Ja osadega oli küll ja teid hakkas teiega. Ja siis teil oligi nagu mingid inimesed oligi nagu ütlesid klassika mingi, raha ma hea vaata. Aga miks raha ma on hea? Miks on? Me pidime rääkima, et mis on kõige haigem etendus, mis me kunagi näinud oleme. Meil oli ka see. Neid jutte ma olen ka kuulnud. See oli jah, meil oli see. See oli tore. Ja siis tema on ilmselgelt ju kogenud ja ta on nii palju haigemaid asju näinud kui mina. Ja siis sa räägid talle oma siukse tagasihoidliku loo ja siis ta ütleb, kas see ongi kõik? Või nagu, et kus see haige lugu on? Aga ma mäletan, ma rääkisin, ma ei mäleta, mis teatri omas oli, kas see oli Von Kleen või ühesõnaga Vanalinnas käisin vaatamas, see oli Luikede värv. Ja siis ma ütlesin Karolinile nagu selle lavastuse ja ta oli mingi, nagu, sest et see oligi päriselt õudne, sest et selle lavastuse või selle etenduse lõppvaatus oli see, et see valge luik topiti prügikotti ja ta valati üle nagu toiduga. Ja siis ta nagu lihtsalt lennutati mööda seda lavaringi ja ma vaatasin, mul oli klaas veini käes ja ma mõtlesin, et päriselt või, et see ongi nagu etenduskunst või, nagu mida te teete nagu. See oli täiesti õudne. Mul oli siiamaani õudusunenevad sellest lavastusest. See oli nii õudne päriselt. Aga kas see inspireeris sind siia õppima tulema või? See ei inspireeris mind üldse. Ei, tegelikult võib-olla mingis mõttes inspireeris selle jaoks, et teha ise paremini. Või just hullemini. See on hea mõistet. No ja võib-olla hullemini. Okei, kui te mõtlete nüüd tagasi sellel ajale, mil te ei julgenud Karolinile vastu rääkida ja veel ei teadnud, mis see Eesti ja teadsid, et ainult etenduskunstid on toiduga üle valatud luike, et siis mis te vastaks soovitada endale või inimesele, kes tahaks tulla õppima, aga veel ei tea? Et kas tulla õppima või? Pigem miks tulla? Miks just nagu Viljandi Kultuuriakadeemia ja mida te nagu soovitaksite nagu siis kuidas valmistada? Või siis, kui te võtate tagasi endale 2 aastat, kui te alles hakkasite siia tulema, et mis te nagu minevikku endale oleks öelnud? Miks tulla õppima Viljandisse? Sellepärast, et visuaale ei õpetata mitte kuskil mujal. Sellisel määral ei ole mitte kuskil mujal selliseid erialasid. Ma ise endale, kuna mul oli 2 väga tugevat valikut, üks oli siis Viljandi, teine oli Lavakas ja need olid mu jaoks nagu väga võrdsed, siis mu jaoks ei tekkinud nagu küsimust ja kuidagi ma
olin alguses väga kindel, et ma proovin uuesti, ma proovin Viljandis lavapealsete lendu, ma proovin uuesti Lavakasse ja ma olin esimese semestri koolis ära õppinud ja ma mõtlesin, et ma ei proovi mitte kuhugi mujale. Ma olen nii rahul lihtsalt nagu, et jah, neid keerulisi aegu on, aga see tegelikult, mis väljundid siit koolist tulevad või see, kuidas meid tegelikult hoitakse, see on nagu, no, seda ei maksa mitte miski kinni minu jaoks. Mina ei proovinudki kuskile mujale katseid teha. Ja kuidagi ma leidsin ka Viljandi Kultuuriakadeemia suht selline juba kevadel või nagu veebruaris või millalgi, et see ei olnud nagu pikalt ette planeeritud, et ma nüüd tulen siia ja see ei olnud mu mingi suur unistus lapsepõlvest saati, aga ma hetkel küll tunnen, et see on täpselt see õige koht, kus ma olema pean, et ma tunnen, et ma arenen nagu nii oma oskuste poolest kui inimesena ja juba see, et sul on nii nagu mõnus kommuun ümber, nagu kellega siis koolis või kooliväliselt suhelda, et see on nagu ülimõnus. Aga ma arvan, et 2 aasta tagusele siis endale ma ütleksingi, et ole julge ja võta nagu, et ära üle mõtle, et tegelikult on kõik väga hästi. Et ma väga kartsin seda ülikooli kontseptsiooni, kuna mulle näiteks gümnaasiumi kuidagi see struktuur väga ei istunud. Aga et nüüd ülikoolis tulen siia ja nagu naudin ju seda, et ma iga päev siin olen ja ma ju olen motiveeritud ja tahangi nagu, et sa ootadki, et mis nüüd täna saama hakkab. Ma tahaksid 12. lõpetanud Miia tahaks, et palun võta riske. Et see, et sa riskid, see tähendab seda, et sa päriselt tahad seda teha. Ja muu puhul lihtsalt on eluaeg on see, et kuna ma olen teatris üles kasvanud ja sellega terve elu tegelenud, siis et see, et ma tahan seda teha ja sellest ei piisa alati. Et selleks nagu tuleb päriselt astuda mingeid samme. Ja endasse tuleb uskuda. Jah, endasse tuleb päriselt uskuda. Sest kui sa endasse ei usu, siis kes sinusse üldse usu? Eks ole? Kui Miia jaoks turule nüüd räimisid ostma, siis meil ei oleks nüüd kuskil teatrisõtta näitusele. Siia vaja, tal on lihtsalt eraldi podcasti vaja. Tund aega motivational speech. Kui keegi ei usu, siis kes usub? Kes sinusse üldse usub? Siis Miia usub. Siis Miia usub. Kõlab nagu valimiskampaania. Miia usub hääletage minu poolt. Sul on isegi pintsaks seljast. Ja ma mõtlesin kõik, et ja ma tegelikult tuligi valimistele. Ma ei tea, kas saab ka, kuhu, varsti tulevad need. Üliõpilase esindusega valimistesse saad. Kuule, see on variant, siis ma mõtlesin, et presidendi valimistele võiks tegelikult minna. Sa pole 40 veel. Ja ma ei ole 40. Aga teeme mulle kortsud näkku. Sa võid alustada praegu juba kampaania. 40-ndaks saad kinna peale. Siis on nagu 20 aasta pärast on kindel, et mind nii võetakse. Siis kõik teavad, mille eest sa seisad juba ja Ja siis tegelikult, aga teeks hoopis nii, et terve visuaalide lend kandideerib president. Et 15. lend või? Jah. Presidendiks. 15. lend presidendiks. Tavai. Kõlab hästi, et siis 20 aasta pärast. Ei teagi, Edu ja jaksu. Kui olete huvitatud etenduskuisidest, olete huvitatud ka poliitikast, nii et... Aga mõtle, kui palju tegelikult tehakse lavastusi, mis on tegelikult poliitilise taustaga. Sest see on tegelikult ülihea viis, kuidas tegelikult rahva arvamust välja öelda. Olla ühiskonna kriitiline. Aga teater ju mingil määral ongi vähemalt Eestis väga välja kujunenud ju poliitilisest sellest, et põhjus, miks on lavad kõrgemal, ongi ju see, et sulle jagati nagu poliitilist siukest nõukogude teksti ja et sina vaatad altpoolt siis üles näitlejat, et mis ta sulle tarka räägib. Nii et eks see kõik pannakse siin koolis ainult pähe meile, ega me enne sellised ei olnud. Süldist poliitpropaganda. Väga lahe. Me ei saa seda üles panna. Aga jah. Mina olin Robin. Mina olen Robi. Aitäh, Sandra ja Miia. Aitäh. Ja see oli Kultuurilainen, mis ma eelmine kord ütlesin. Kui varem ei näe, siis järgmine kord. Väga hea. Poliitpropaganda.